EKRE eesotsas Martin Helmega valetab Eesti inimestele Istanbuli konventsiooni kohta. See on fakt. Ja kuna ma ei taha, et keegi saaks mind edukalt laimu eest hageda, siis ma esitan teile nüüd tõendid ja argumendid, millele see minu faktiväide tugineb, et EKRE valetab eestlastele Istanbuli konventsiooni kohta. Enne kui me asja sisu juurde lähme, siis mina soovitan väga soojalt kõigile, kes vähegi asja vastu huvi tunnevad, lugege ise seda konventsiooni enne, kui te edasi kuulate. Ma panen video alla kirjelduse kastikesse esiteks viite eestikeelsele variandile konventsioonist, mis on leitav Riigi Teatajast ja seda võib ka julgelt guugeldada, sest see konventsiooni tekst erinevalt siin kohalikest seadustest ei muutu iga 3 sekundi tagant. Nii et võib julgelt guugeldada ja siis sealt Google'i tulemustest Riigi Teataja lingile klikkida. Ma panen ka viite inglisekeelsele versioonile konventsioonist ja ma panen ka 3. viite sellisele lihtsustatud toredale versioonile, mis on koostatud piltide ja lihtlausetega. Ta on küll inglise keeles, aga see inglise keel on nii lihtne, et isegi kui sa ei valda inglise keelt, siis saad julgelt Google Translate'i abil neid lauseid seal piltide kõrval lasta Google'il tõlkida. Ja nii peaks ka kenasti olema võimalik saada sotti sellest, et mida see konventsioon tegelikult ütleb või ei ütle. Selle konventsiooni pealkirjaks on naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon. Ja kuigi konventsiooni pealkiri rõhutab naistevastast vägivalda, siis selle konventsiooni preambul on siis see jutt, mis tuleb enne artikkel 1 ehk enne esimest sellist päris reeglit. Siin preambulas tunnustatakse fakti, et koduvägivald ei ole ainult ja alati ja ilmtingimata suunatud meeste poolt naiste pihta. Nii märgitakse siin, et tunnistades, et naiste ja tütarlaste puhul valitseb meestest suurem oht langeda soolise vägivalla ohvriks, tunnistades, et perevägivald mõjutab naisi ebaproportsionaalselt, märkides samas, et perevägivalla ohvriks võivad langeda ka mehed, tunnistades, et perevägivalla ohvriks on lapsed, sealhulgas perevägivalla pealtnägijatena. Ehk naiste õiguste kaitse ei välista meeste õiguste kaitset ja ka siin konventsioonis öeldakse selgelt välja, et on ka neid olukordi, kus naised on meeste suhtes vägivaldsed. Seda ei sea keegi kahtlus alla, aga on ka fakt, et statistiliselt on proportsioonid sellised, et naised on palju sagedamini muuhulgas koduvägivalla ohvrid. Ja suur osa sellest on seotud nii-öelda traditsiooniliste soorollidega selles mõttes, et traditsiooniline käsitlus ütleb üldjuhul midagi sellist, et naise peamine roll elus on ikkagi sünnitada lapsi ja hoolitseda kodu ja pere eest, ehk naine nagu peaks fokusseerima oma tegevuse koduseinte vahele. Hea näide sellest on 1940. aasta tsiviilseadustik, mis lausa seaduse tekstis nägi ette, et naine toimetab peaasjalikult majapidamises. Ja miks see on probleem või miks see võib olla probleem ja kus on siin seos vägivallaga naiste vastu, siis eelmises videos seoses selle Tartu pussitamisteemaga rääkisin teile, kuidas isegi kohtunik, kes leidis, et oma naist pussitanud mehele on kohane määratavaid tingimisi karistus, ehk ta ei peagi reaalselt nüüd selle pärast vangis olema. Isegi see kohtunik märkis, et vaadake, et sageli on nii, et mehed on need, kes toovad leiva lauale ja siis me ei saa neid nagu vangi panna, sellepärast et pere jääb muidu nälga. Ehk kui naine ei ole iseseisev või siis vajadusel suuteline olema iseseisev, siis võib juhtuda, et nende traditsiooniliste soorollide tõttu, et mees on see, kes toob leiva lauale, naine on see, kes toimetab kodus, saab naise pussitaja vabadusse, sest tal on ju vaja leiba lauale tuua. Ehk see loob sellise soodsa pinnase koduvägivallale, sest kui naine ei saa ise leiba lauale tuua, siis ongi olukord see, et ega naine ei taha, et mees läheks vangi, riik ei taha, sest muidu jääb pere nälga. Vägivaldne mees saab vabadusse. Ja tihti korduvad need asjad uuesti ja uuesti, nii nagu ka Tartu pussite puhul. Ehk seos selliste traditsiooniliste soorollide vahel ja traditsioonilise all ma pean seda, et naine ei peaks olema iseseisev, pole vaja, mehed hoolitsevad. Tore, kui on neid mehi ja on neid naisi, kes on leidnud need head suhted, kus mehed hoolitsevad ja elu on kindel ja juhuks, kui mehega midagi juhtub, on teil loomulikult elukindlustus, mis on sellises summas, et elu lõpuni elab naine sellest ära, ei pea sellepärast meest otsima, et ellu jääda ja nii edasi. Kui need asjad on kõik paigas, fantastiline. Keegi ei vaidle. Aga kui ei ole, keegi ei taha, et see nendega juhtuks ja mitte keegi, kellel on vähegi empaatiavõimet, ei peaks soovima sellist saatust mitte kellelegi teisele, mis tõttu mina ütlen nüüd ja alati ja kogu aeg, et naised ja ka mehed, kõik inimesed, kes te olete täiskasvanud, kaitske oma tagalat. Ärge kujundage oma elu selliselt, et te sõltute majanduslikult täielikult teisest inimesest. See on väga ohtlik nii teile kui teie perele. Kui kõik on hästi, siis on hästi, pole muret. Pole vaja arvata, et keegi ründab seda peremudelit, kus on nii, et mees on tööl ja naine kodus. Ei ründa.
Jumala tore, olge, elage, armastage, kõik on hästi, aga palun saage aru, et on väga palju inimesi, kes eksisteerivad hoopis teistsuguses reaalsuses ja sellised asjad nagu see Istanbuli konventsioon, mis adresseerib just seda ebaproportsionaalselt just nimelt naiste vastu suunatud vägivalda, need on vajalikud kõigi nende jaoks, kes ei ole nii õnnelikku elu elanud. Igatahes, see on siis Istanbuli konventsioon, naiste vastase vägivallaga tegelev konventsioon ja miks soorollid mängu tulevad? Seda just enda arust selgitasin teile, aga seda me vaatame ka pärast lähemalt. Nüüd Eesti liitus selle konventsiooniga mitmed aastad tagasi, see hakkas Eesti suhtes kehtima 2018 ja kuigi meie lõunanaabrid allkirjastasid selle konventsiooni ka juba 2016, siis ratifitseerimiseni, mis on see vajalik samm, et üldse kehtiks rahvusvaheline õigus riigi suhtes, seda nimetatakse ratifitseerimiseks, see toimus alles eelmisel aastal ehk Läti suhtes. Tegelikult hakkas see konventsioon alles eelmisel aastal kehtima. Ma panen ka video alla lingi sellest tabelist, kus on näha, et mis riigid on liitunud ja millal ja kes on lahkunud. Ja see toob meid Martin Helme ja seeläbi EKRE esitatud esimese valeni. Nimelt väitis Martin Helme Riigikogu puldis, et mitmed Euroopa riigid on juba sellest konventsioonist lahkunud. See on vale. Ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon siis algatab otsuse eelnõu ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele denonsseerida Istanbuli konventsioon. Istanbuli konventsiooni teatavasti müüakse meile jutuga, et see kuidagi aitab naisi ja naiste vastast vägivalda ära hoida. Tegelikult aga on see äärmusvasakpoolsest ideoloogiast kantud äärmiselt ühiskonda lõhkuv ja kahjulik dokument, millega lõhutakse Eesti ühiskonda, millega edendatakse siis sootundlikke poliitikaid ehk neid samasid 20 või 40 sugu, millest meile siin ministrid puldist on rääkinud. See on ka vale muideks. Konventsioon ei räägi midagi 20 ega 40 soost. Ta räägib soorollidest eelselgitatud põhjustel. Aga no kuulame Martin ära. Ja, palun vaikust. Ja, ma võin valjemini veel rääkida. Ei, tere. Valjemini pole vaja rääkida, Martin, aga ausamalt võiks küll. Ja millega siis on pandud Eesti riigile kohustus koolides edendada seda sama 20 ja 40 soo juttu. Ka vale. Ei ole selle konventsiooniga pandud Eesti koolidele kohustust õpetada 20 või 40 sugu, sest nagu öeldud, see konventsioon isegi ei maini 20 või 40 sugu ja kus juures selle haridusega seotud punkt seal konventsioonis on ka nii mõttetult pehmo sõnastusega, et too punkt on tõesti mõttetult pehmo sõnastusega, aga selleni veel jõuame. Kuulame edasi, mida Martin räägib. Millega siis sunnitakse riiki ehk Eesti riiki rahastama igasuguseid transsoolisi MTÜ-sid. Ka vale. Ei sunnita riiki rahastama transsoolisi MTÜ-sid, kusjuures ma ei teadnud, et MTÜ-d saavad ka transsoolised olla. Ma arvasin, et juriidilised isikud on sootud. Eesti keeles on ju üldiselt kõik sootu. Eesti riik oma keelega on jumala kuradi hea näide sooneutraalsest eksistentsist. Kui mina käisin USAs, osalesin ühes teatrietenduses ja esimesel kohtumisel siis kogu selle meeskonnaga oli selline tutvustusring ja küsiti ka seal, et what are your preferred pronouns? Ehk mis asesõnade kasutamist enda suhtes sa eelistad, siis sõbrad, ma isegi ei teadnud, millest jutt käib. Mida? Ma olin ringis 3, ehk siis esimese 2 inimese vastusega ma sain aru, mida nad silmas peavad ja ma vastasin, et teate, meil siin Eestis ei ole mingit he'd ja she'd, meil on tema. Minu poolest öelge it või mida iganes, tei oleks kõige lihtsam, aga nagu lamp teema. Ja no sellist asja meil vaja ei ole. Mida meil vaja on, Martin? Mida meil vaja on? Kas meil oli vaja näiteks seda töölepingu seaduse muudatust, mille osas millegipärast Martin ei soovinud hääletada selle vastu, kuigi see on mega töötaja vaenulik ja see puudutab täiega tavalisi lihtsaid palgatöölistest eestlasi. Ja mida tegi EKRE? Enamus neist istusid käed tagumiku all. Miks? Miks veedab Martin Helme aega Riigikogu puldis valetades mingi rahvusvahelise konventsiooni kohta selle asemel, et hääletada vastu eelnõule, mis on reaalselt vaenulik palgatööliste suhtes? Aga okei. Mitmed Euroopa riigid, näiteks Türgi ise ehk Istanbul, on lahkunud pärast allakirjutamist sellest konventsioonist, aga hiljuti ka näiteks Läti, et no ma ei tea. Esiteks, täna on 20 november, tänase seisuga ei ole Läti veel lahkunud. Jah, Lätis on see protsess alanud, nad veel ei ole lahkunud, see võib nii minna. Teiseks, Türgi on seni ainus riik, kes on lahkunud ja teate, kuidas see Türgis juhtus? Erdogani ainuisikulise otsusega. Ja ma kujutan ette, et Martin väga tahaks olla Eesti oma Erdogan, kui oleks ainult selline võim, käsiks pooks ja laseks, aga ei ole.
ja midagi demokraatlikku selle Türgi otsuse juures küll ei olnud. Ehk Türgit tuua näitena lahkumisest on pehmelt öeldes napakas, mitte ainult sellepärast, et esiteks selle argumendi toob teieni rahvuskonservatiivne partei väidetavalt, kes taavad kogu aeg seda trummi, et islami oht on nagu meil ukse taga ja samas kiidavad siis sellist riiki, kus on väga tugev islami kultuur, et teeme nii, nagu nemad teevad ja mida nad tegid, president ainuisikuliselt otsustas selle. Türgi on väga halb näide, aga okei, see ei ole ju veel vale. Kui Martinile meeldib Türgi ja nende lükked rahvusvahelisel areenil, tore, mulle ka mõned lükked meeldivad, näiteks nende jõulisus Venemaa suhtes on väga seksikas, aga jah, seda me ei saa järgi teha, sest meil ei ole seda suurust ja jõudu nagu neil, aga mida Martin siin ütles? Ta ütles, et mitmed Euroopa riigid. Ainus seni on Türgi ja isegi kui Läti peaks selleni jõudma, kusjuures Lätis võib asi veel jõuda rahvahääletuseni, et miski ei ole veel läbi, aga kui Läti peaks seda tegema, siis on neid riike 2. 2 riiki. 2 on 2, 2 on paar. 2 ei ole mitu. Sõna mitmed tuleb sõnast mitu. Mitu on rohkem kui 2. Väidetav rahvuskonservatiiv võiks anda au eesti keelele. Või võib-olla ta valetab taotluslikult, ma ei tea, kas ta lihtsalt ei tea või ta valetab taotluslikult. Seda saab ainult tema öelda. Ta peab ütlema, kas A-variant on loll või B-variant on valetaja. 3. varianti siin ei ole. Ma ei tea, kas tõesti saame leppida sellega, et lätlased on meist paremad? Kas saame leppida sellega, et lätlased on meist paremad, oleks veel mõne 6 varba nalja või saldejumpsi asja sisse visanud. Aga ma olen nõus, me peame olema lätlastest paremad ja kusjuures hetkel me oleme, sest me veel ei ole midagi nii loljakat töösse lükanud nagu sellest konventsioonist lahkumine. Ja teate, Läti olukord on siin veel eriti naljakas. Aga okei, vahekokkuvõtte mõttes vale number 1, mitmed riigid ei ole lahkunud. On lahkunud seni ainult Türgi ja isegi kui Läti lahkub sellest konventsioonist, siis oleks neid riike 2, mis ei ole ikka veel mitu, mis on 2. Ehk Martin valetas. Aga lähme Läti juurde ja korraks jätame nüüd Martini tähelepanuta ja räägime Läti olukorrast. Teate mis? Jumala naljakas lugu lätlastega. Lätlased on paljuski sarnases olukorras, et nende keeles ei ole ka 2 sõna, nagu inglise keeles on sex ja gender. Meil on sugu ja lätlastel on mis iganes neil sõna on selleks, aga neil on ka 1 sõna. Internet väidab mulle, et inglise keeles, ja ma ei tea, kas see on tõsi, küsige keeleteadlastelt, kes keele ajalooga tegelevad, aga kiire guugeldus ütleb, et inglise keeles võeti sõna gender. Meie mõistes seks on sugu, gender on sugu, aga nende jaoks see sõna tuli eraldi sellepärast, et sõna seks, mis oli muidu kasutusel sõnana sugu, omandas teatud perioodil teise tähenduse ja mingitel inimestel ju siis hakkas ebamugav, et kui rääkida soost, sugudest, et siis öelda seks, sest seks tähendab midagi muud ka, neil läksid mõtted rändama selle peale, oli vaja eraldi sõna gender, et ei peaks seksist rääkima. Kusjuures huvitav on see, et meil just need nagu konservatiivsed kodanikud tahavad kogu aeg seksist ja suguorganitest rääkida. Mina isiklikult nagu ei tunne nii palju huvi teiste inimeste suguorganite ja seksuaalsuse vastu, aga see selleks. Lätlased on siis ka selles paadis, et meie keeles on nagu lihtsalt sugu. Meil siin Eestis on ka sugu. Ja miks on üldse eraldi selline fraas, et sotsiaalne sugu? Ma ei tea, kas meil on ka, mida me üldse ütleme? Sooroll on küll, kas me ütleme sotsiaalne sugu? Igatahes internet ütleb, et lätlastel on midagi sarnast, mis oleks siis nagu social sex nii-öelda, sotsiaalne seks, mis oleks midagi muud, aga et eristada siis 2 asja, siis on neil ka väidetavalt eraldi väljend ja Lätis olevat kogu see jama saanud alguse sellest, mida nüüd Martin ja EKRE siin üritavad Eestis korraldada, et nad väidavad, et see Istanbuli konventsioon selle asemel, et tegeleda naiste vägivallaga, et tegelikult siin on mingi agenda seoses seksuaalsuse ja soorollide ja kõigega, mis on siiralt puhas luulu. See konventsioon ei ütle seda, kusjuures konventsioon ei sea mitte ühtegi uut standardit seoses transsoolisusega. Ainus, mis siin on, aga tegelikult selleni me veel jõuame. Me jõuame selleni, see on üks valedest, mida ma tahan adresseerida. Räägime veel Lätist. Läti. Mida tegi Läti, kui nad liitusid selle konventsiooniga? Esiteks on võimalik selle konventsiooniga liitumisel, ja see on kirjas seal artiklis 78, on võimalik riigil teha teatud reservatsioone ja siin on lõikes 2 ja 3 kirjeldatud, et mis reservatsioone võib teha. Nüüd Läti on teinud reservatsiooni seoses sellega, et konventsiooni artikkel 35 ütleb, et konventsiooni osalised võtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et teise isiku suhtes kasutatav tahtlik füüsiline vägivald oleks
kriminaliseeritud ja siis artikkel 55, viidates muuhulgas sellele, mida ma just ette lugesin, 35-le, ütleb, et tuleb tagada, et siis selliste süütegude uurimine ja nende eest vastutusele võtmine ei sõltuks täielikult ohvri poolt teost teavitamisest ega kaebuse esitamisest juhul, kui süütegu pandi täielikult või osaliselt toime siis selle riigi territooriumil ning et menetlus võib jätkuda isegi juhul, kui ohver võtab oma avalduse või kaebuse tagasi. Ehk selliseid tahtlikuid vägivallakuritegusid tuleb uurida sõltumata ohvri sõnadest või sellest, kas ohver tahab uurimist, mis on jumala loogiline, sest taaskord, kes mäletab eelmises videos seoses Tartu bussitajaga, mina väljendasin hämmingut, et kuidas on võimalik, et kriminaalmenetluses vaadatakse, et aga no kannatanu ei soovinud karistamist. Kannatanu, kes on lähisuhtes toimepanijaga, sai just nuga. Seda asja tuleks uurida ja menetleda sõltumata sellest, mida kannatanu ütleb. Ja igatahes Läti siis tegi siin sellise reservatsiooni, et see kohustus neid asju uurida, sõltumata siis sellest, kas kannatanu seda soovib või mitte, et sellest võib teha erandi niinimetatud väiksemate süütegude puhul. Ma ei oska teile täna öelda, mis asi on väiksem süütegu Läti õiguse mõttes ja see pole hetkel relevantne, aga lihtsalt teadmiseks, et konventsioon lubab teha teatud erandeid riikidel ja siin on kirjas artiklis 78, mis erandeid teha võib ja Läti ühe sellise tegi. Aga Läti tegi veel midagi. Liitudes Läti tegi deklaratsiooni, millega mitmed riigid ei olnud rahul. Nimelt, ja ma panen ka lingi selle veebilehe juurde, kus on näha, mis deklaratsioone siis erinevad riigid siin tegid. Ukraina tegi ka muideks. Ja siin on Läti riik öelnud niimoodi, et nende hinnangul on konventsiooni eesmärk kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest, sealhulgas sellist vägivalda ennetada, seda menetleda ja seda välja juurida ühiskonnast ja välja juurida lähisuhte ja koduvägivalda. Läti riik deklareerib, et nad rakendavad konventsiooni vastavuses Läti põhiseaduse väärtuste, põhimõtete ja normidega. Eriti selle osas, mis puudutab inimõiguste kaitset, naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja abielu, perekonna, vanemate ja laste õiguste kaitset ja toetamist. Mis on kõik väga tore, eks ole, et nemad lähtuvad enda põhiseadusest, arusaadav, ja siis nad kirjutavad, et Läti rõhutab, et mõiste gender, jällegi inglise keeles eristatakse siin sex ja gender, eestikeelses versioonis muideks nimetatakse seda genderit sugupooleks. Ja see on seotud mitte kuidagi sellega, et ma ei tea, ma identifitseerin ennast kuradi lafufuna, raisk, ma olen lafufu ja nüüd tunnistage seda, ma tahan passi kirja, et mu sugu on lafufu. Mitte seda, vaid sugupool tähendab midagi hoopis muud ja selle nime ka jõuame. See tähendab lihtsalt stereotüüpseid rolle. Okei, ma nüüd ütlesin selle ära. Sugupool ehk gender, selle konventsiooni mõttes on stereotüüpne sooroll. Sisuliselt sooroll oleks nagu parem mõiste siin, aga see selleks. Läti siis rõhutab siin, et see mõiste gender, mida konventsioon kasutab, et seda ei tohi võtta kui kohustust, et tutvustada mingeid uusi arusaami soost. Ja siin nad kasutavad sõna seks, selles mõttes soost, et naised ja mehed, et ei ole nagu rohkem sugusid kui naised ja mehed ja et ei tule sellist asja tutvustada Läti õigus- ja haridussüsteemis. Ja et see konventsioon ei pane siis Lätile kohustusi kuidagi tõlgendada enda põhiseadust siis selles osas erinevalt. Ja mina ausalt öeldes ei näe selles deklaratsioonis tohutut probleemi, sest esiteks konventsioon üldse ei ütle, et on olemas mingi alternatiiv peale mehe ja naise. Soo mõttes see seks, see bioloogiline sugu, nagu sellist juttu siin üldse ei ole. Mainitakse ühes kohas soolist identiteeti ja see on diskrimineerimiskeelu juures, aga sinna veel jõuame ja räägitakse soorollidest. Ehk nagu see, mida Läti siin ütleb, mina ütleks, et see niikuinii on nii, aga probleem selle öelduga on see, et see on nii laiali valguv, et tegelikult ei ole aru saada, et siis millest nagu Läti täpselt erandit tahab teha ja teate, miks ei ole? Sest konventsioonis ei olegi midagi konkreetset, mis ütleks vastupidist sellele, mida Läti soovib teha. Ja kuna seal ei ole midagi sellist, siis ei ole ka Läti selles deklaratsioonis konkreetset viidet. Ei ole ka Martin Helmel seda viidet kuskilt võtta, sest neid asju ei ole seal konventsioonis. Ja kuna see Läti deklaratsiooni tekst on siin nii kuradi huina-muina laiali valguv üldine okei, siis selle peale mitmed riigid ütlesid, kuule, me ei saa nagu üldse aru, mida sa üritad saavutada selle deklaratsiooniga, et see kõlab nagu reservatsioon. Neid reservatsioone, nagu see eelmine, millest ma rääksin, neid saab teha ainult selliseid, mis seal konventsioon ütleb, et saab teha. Sellist üldist reservatsiooni ei saa teha, et nagu millega Läti tegeleb ja need riigid, kes Läti selle deklaratsiooni küsimuse alla seadsid, olid Soome, Saksamaa, Holland, Norra, Rootsi, Šveits ja Austria. Just sellepärast, et tegelikult ei ole aru saada, et millest siis nagu Läti reservatsiooni teeb. Sest konventsioon ei kohusta lätlastel midagi muud peale mehe ja naise kui seks kategooriatena tunnustamast.
Gender selle konventsiooni mõttes aga ei ole mingisugused 20 või 40 sugu, millest Martin jahub. Gender on selles konventsioonis lahti mõistestatud artiklis 3 punktist C. Eesti keeles, nagu öeldud, on see sugupool, mis on siis sotsiaalselt konstrueeritud rollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond naistele ja meestele sobivaks peab. Saate aru, me räägime stereotüüpsetest soorollidest, nagu see, et mees on see, kes toob leiba lauale. Nüüd mina isiklikult ei ütleks, et Läti deklaratsioon läheb vastuollu konventsiooni eesmärgi või sisuga, sest see on nii üldsõnaline ja konventsioon ei ütle midagi, mis oleks vastuolus sellega, mida lätlased väljendavad, et nemad ei taha. Konventsioon ei panegi teile selliseid kohustusi, aga nende deklaratsioonidega on küll see, et vahel mõni riik teeb deklaratsiooni konventsiooniga liitudes ja siis see õõnestab kogu asja pointi. Ja kusjuures muideks oluline rõhutada, et need riigid, mida ma teile loetlesin, Soomes, Saksamaa, Holland, Norra, Rootsi, Šveits, Austria, kes ütlesid, et kuulge lätlased, nagu mis kuradi tekst see on see deklaratsioon, kõik nende vastused rõhutavad ka seda, et vahet ei ole, et see ei takista konventsiooniga liitumist ja see ei takista konventsiooni kehtivust siis Läti ja teiste osapoolte vahel. Et nagu selles suhtes see pole üldse nii tähtis, nagu tehke seda. Jah, keegi ei kohusta teid tunnustama mingit kolmandat kategooriat soo mõttes kui mehed ja naised. Probleem on stereotüüpsetes soorollides. Aga lihtsalt väikese vahemärkusena, siis mind täiega kripeldab see teema ka. Päris haiged asjad on toimumas kohati Eestis seoses täiskasvanutele eestkoste seadmisega, kes lehti loeb. Eesti Ekspressis oli mitu artiklit sel teemal, oli ka mujal väljaannetes, kuidas seatakse täiskasvanutele eestkoste. Kuidagi saab eestkostjaks kohalik omavalitsus ja siis hakkab asju juhtuma inimeste varaga. Probleem on tõsine ja see probleem on seotud kaudselt vähemalt sellega, et ka Eesti on kunagi teinud ühe deklaratsiooni ühe konventsiooniga liitudes. Nimelt puuetega inimeste õiguste konventsiooniga liitudes tegi Eesti deklaratsiooni, mis ütles põhimõtteliselt, et meie ei viitsi oma tsiviilõigust muuta. Meil on tsiviilseadustiku üldosa seadus, mis ütleb, mis asi on piiratud teovõime, me jääme selle juurde ja teeme näo, et nagu see on kooskõlas konventsiooniga. Konventsiooni point see vastu on öelda, et tegelikult tänapäeva maailmas ei tohiks nii olla, et sa üldse sead täiskasvanule eestkostet. Tegelikult peaks olema võimalik praktilised probleemid lahendada sellega, et tal on lihtsalt abistavad teenused, näiteks kui inimene ei suuda ise raha hallata või mida iganes, et sa ei võta talt täielikult ära seda võimalust iseseisvalt elada ja see teovõime juriidiline piiramine ei tohiks üldse enam toimuda. Ometi Eesti seadus seda võimaldab. Eesti praktikas seda tehakse täiesti haigelt ja liiga palju ja midagi on mäda. Ja miks või kuidas see on võimalik, kui konventsioon ei luba? No Eesti riik tegi deklaratsiooni. Seega ei tähenda, et konventsioon Eestile ei kehtiks ses osas. Aga okei, see ei ole tänane teema, ma lihtsalt tahtsin selle välja öelda, et Eesti on ka teinud deklaratsioone konventsioonidega liitudes ja vahel niimoodi, et need õõnestavad konventsiooni olulist pointi. Ja täiskasvanud isikutele eestkoste seadmise probleem on üks sellistest praktilistest näidetest, väga kahetsusväärne näide. See selleks, lähme edasi Martini ja tema valedega. Mida Martin siin puldis veel ütles? Ta rääkis sellest, et konventsioon kohustab tunnustama, mis ta ütles, üks hetk ma kerin tagasi, edendatakse sootundlikke poliitikaid ehk 20-40 sugu. Ma ei tea, kas Martin ei saa aru või ta taotluslikult valetab, aga see jutt on vale. Konventsioon ei räägi 20 või 40 soost. Nagu öeldud, siis inglise keeles on jah eraldi mõiste gender. See on siin artiklis 3 konventsioonis punkt C. Eesti keeles on selle nimetus sugupool. Ja mis see gender siis on? Ma ei tea, miks ma seda imelikult hääldasin. Gender. Mis see siis on konventsiooni järgi? See on sotsiaalselt konstrueeritud rollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond naistele ja meestele sobivaks peab. Soorollid. See on sooroll meie mõistes. Siin ei ole mitte mingit seost 20 või 40 sooga, vaid küsimus sellest, et kui sa oled naine, kas sa pead oma elu teatud viisil elama. Näiteks niimoodi, et ära üldse muretse enda või laste majandusliku toimetuleku pärast, et küll mees kõik ära teeb. Ja kui on mingi koduvägivalla juhtumiga ka midagi teha pole, et ehk mees ikkagi nagu võtab ennast kokku ja tema ju toob leiba lauale ja nii edasi. Okei, ma ei hakka kordama seda sama juttu, mida ma rääkisin juba video alguses, seda, et mis seos on sellistel traditsioonilistel soorollidel ja naistevastasel vägivallal. Seos on väga selgelt olemas, aga fakt on see, et see konventsioon ei räägi 20 ja 40 soost. See on vale. Martin valetab teile. Millega siis on pandud Eesti riigile kohustus koolides edendada seda sama 20 ja 40 soo juttu. Nüüd ta väidab, et Eesti riigile on pandud kohustus edendada koolides 20 ja 40 soo juttu, mis on juba eos vale, sellepärast et konventsioon ei räägi üldse 20 ja 40 soost. Mida see konventsioon ütleb hariduse kohta? See, mis ta ütleb hariduse kohta, on
hea näide sellest, et vahel on rahvusvahelise õiguse loomise raames selleks, et riigid saaks üldse kokku tulla ja kompromissi leida, vahel on vaja panna kirja asju, mis on nii pehmod, et nad ei ole väärt seda kuradi paberit, millele nad on trükitud. Ja mina ütleks, et see hariduse säte siin, see on artikkel 14 on sellest hea näide, sest mida see ütleb, et konventsiooni osalised astuvad vajaduse korral vajalikke samme, et lülitada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, mitte stereotüüpsete soorollide, vastastikuse austuse, inimeste vahelistes suhetes mittevägivaldse konfliktilahenduse, naistevastase soolise vägivalla ning isikupuutumatuse õiguse küsimusi käsitlevad õppematerjalid kohandatuna õpilase arengutasemele, ametlikesse õppekavadesse hariduse kõigil tasanditel. Mingi lugege artiklit 14 konventsioonis. Kus on siin juttu 20 ja 40 soost? Mis see on mitte stereotüüpne sooroll? Et ei ole nii, et naise koht on köögis. Kas see nagu tõlgendub 20 või 40 sooks või mitte vägivaldne konfliktilahendus? Kas seda ei tohi õpetada või ei tohi õpetada isikupuutumatuse õiguse küsimusi? Vastastiku austust äkki ei tohi õpetada, sest teiste austamine ei tundu küll EKRE-le üldse kuidagi loomupärane olevat, nii et võib-olla see häirib teda. Aga fakt on see, et see hariduse punkt siin ei räägi üldse 20 või 40 soost ja teine fakt on see, et see artikkel on täiesti mõttetu pehme artikkel, sest ta ütleb, et riigid astuvad vajaduse korral vajalikke samme. Kes hindab vajaduse olemasolu? Riik ise. Kes ütleb, mis on vajalikud sammud? Riik ise. Kui te tahate leida mõttetut sätet siin konventsioonis, siis tere. Artikkel 14 on see, mida te tahate vaadata. Kui riik peab ise hindama, kas on vajaduse korral, mingid vajalikke samme, millised need on, riik otsustab, siis põhimõtteliselt riik teeb, mis tahab ses osas. Mõttetu. Siin ei ole mingit kohustust. Lihtsalt ei ole. Ja isegi kui oleks ükski teine riik, midagi otseselt väga teha ei saa. Rahvusvaheline õigus juba on selline, sellest ma rääkisin teile selles Iisraeli ja Palestiina videos, et rahvusvaheline õigus paraku ei ole selline tavaline õigus nagu riigisisene, et keegi rikub mingit reeglit, siis kuidagi on mingid mehhanismid. Üldjuhul ei ole rahvusvahelises õiguses. Üks suur erand on Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ongi selline täiesti eriline juhtum inimõiguste maailmas. Et see on konventsioon, mille osas saab enda riigi vastu minna Euroopa inimõiguste kohtusse ja see on kuradi suur asi, aga tundub, et võib-olla tahab EKRE ka sellest lahti saada, kuigi täitsa võimalik, et nad on isegi seda otse välja öelnud, ma pole kursis. Aga miks ma sellise hüpoteesi õhku viskan on see, et järgmine vale, see vale oli siis nüüd oli vale number 3, esimene vale oli see, et mitmed riigid ei ole lahkunud, seni ainult 1 ja kui teine ka lahkub, siis on ainult 2. Teine vale oli, et konventsioon räägib 20 või 40 soost, ei räägi. Kolmas vale oli see, et konventsioon kohustab riiki, et koolis tuleb õpetada 20 või 40 sugu, ei. 4. vale on see, et see konventsioon kuidagi sunnib riiki rahastama transsoolisi MTÜ-sid. Taaskord ma ei tea, millised need transsoolised MTÜ-d on, aga ei, ka sellist asja siin pole. Teate, mis siin on sees? Ja see ei ole ka originaalne üldse, mis siin on ses osas. Siin on sees diskrimineerimiskeeld. See on artikkel 4. Ja see tõepoolest mainib seda palju kardetud fraasi sooline identiteet. Nimelt ütleb see säte, et konventsiooni sätete, eriti ohvriõiguste kaitsemeetmete rakendamine konventsiooni osaliste poolt tagatakse ilma mis tahes alusel diskrimineerimiseta, olgu selleks bioloogiline sugu, sotsiaalne sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik seisund, sünnijärgne päritolu, seksuaalne sättumus, sooline identiteet, vanus, tervislik seisund, puue, perekonnaseis, migrandi või põgeniku staatus või muu staatus. Siin on 3 olulist asja, mida teada. Esiteks, see diskrimineerimiskeeld ei ole midagi uut. Sama põhimõte tuleneb Euroopa inimõiguste konventsioonist, mis on, nagu öeldud, see eriline inimõiguste instrument, mis päriselt võimaldab ka pöörduda inimesel oma riigi vastu kohtusse, mis tegelikult on jumala tore. Viimati lahkus sellest süsteemist Venemaa ja seda mitte omal tahtel, vaid sellepärast, et ta alustas sõja Ukraina vastu ja kui Martin tahab sellest diskrimineerimiskeelust lahti saada, siis me peaksime kindlasti ka Euroopa inimõiguste konventsioonist lahkuma, ehk siis käima Venemaa jälgides, kuigi jah, nemad ei läinud vabatahtlikult, aga ega ma usun, et sealsel valitsus on suht kamakaks, sest palju seal neid otsuseid päriselt täideti olukorras, kus Venemaa võis kaotada kodaniku vastu, aga see selleks. Teine asi on see, et diskrimineerimiskeeld tuleb ka Eesti põhiseadusest. Ehk kui Martin tahab diskrimineerimiskeelust lahti saada, siis tuleks hakata ka
põhiseadust muutma. Ja kolmas asi nüüd, kui keegi mõtleb selle peale, et oot, mingi sotsiaalne sugu ja sooline identiteet, et end naisteks nimetavad mehed tippspordis või midagi sellist, kui teie mõte läheb sinna, siis esiteks, või see on nüüd kolmas punkt, mida ma hakkan nüüd lahkama, on see, et diskrimineerimine ei ole sama nagu erinev kohtlemine. Diskrimineerimine on täiesti lampi võrreldavate gruppide või isikute erinev kohtlemine. Näiteks kui homme tuleks mingid vihatrollid võimule ja otsustaksid, et transsooline isik ei tohi käia avalikes kohtades või avalikel üritustel, sest kurat pärast hakkab külge veel teistele, siin hakkab levima see nakkushaigus. See oleks lamp, sest see ei ole nakkushaigus, see ei levi. Ehk puudub igasugune ratsionaalne, loogiline, objektiivne põhjus, mis õigustaks sellist erikohtlemist, see oleks diskrimineerimine. Nüüd, mis puudutab transsoolisi isikuid spordis, mina ei ole õige inimene seda teemat siin lahkama, ma soovitan vaadata sellist YouTuberit nagu Sabine Hossenfelder. Tema on saksa füüsik ja tal on väga suur YouTube'i kanal, tal on suur meeskond taga, tema teeb väga hea sisuga kvaliteetseid ja lihtsasti arusaadavaid, kuigi inglise keeles, aga siiski võrdlemisi lihtsasti arusaadavaid videosid teadusteemadel. Sealhulgas on ta lahanud ka seda küsimust transsoolistest isikutest tippspordis. Ma panen ka selle video lingi nüüd oma video alla sinna kirjelduskasti. Aga miks ma seda praegu üldse mainin, on see, et diskrimineerimiskeeld ei välista erinevaid reegleid erinevatele isikutele või gruppidele tippspordis. Diskrimineerimiskeeld tähendab seda, et lampi ei saa võrreldavas olukorras inimesi erinevalt kohelda. Aga kui inimesed ei ole võrreldavas olukorras mingil põhjusel või kui erinevaks kohtlemiseks on hea, legitiimne, objektiivne, ratsionaalne põhjus, siis see ei ole diskrimineerimine. See on väga oluline point, mis läheb kogu aeg kaduma, kui nendel teemadel arutletakse. Ja ma ei tea, mis teema on Martinil ja Ekrel üldse transsoolistega. Juhtusin kunagi nägema Redditis sellist klippi, kus Martin kuulutab, et Euroopa Liit muudab mingid lapsed transsooliseks. Euroopa Liit on sotsialistlik ja satanistlik ja peabki hävinema. Satanistlik. Martin ütleb, et Euroopa Liit on satanistlik, mis peaks kõikidele tema kuulajatele ütlema, et inimene ajab usu asja. Mitteusklik täiskasvanud inimene ei näe igal pool mingit kuradi saatanat, satanismi, deemoneid, mida iganes, millest nad kogu aeg jahuvad. Kristlus toodi siia vägivallaga. Mitte mingit kohta ega ruumi ei peaks olema mingisugustel religioossetel veendumustel meie riiklikus poliitikas. Jätke religioon enda ja oma jumala vahele, elage oma põhimõtete, oma uskumuste järgi, ärge suruge seda teistele peale. Eesti on sekulaarne riik ja see on kurdi hea, et on. Sellel on omad hädad, meile on sellega omad riskid, aga selles Euroopa Liidus, kus meie täna oleme, mis toob meile massiliselt immigrante, mis tõstab meie elektrihinna pöörastesse kõrgustesse ja mis teeb meie lastest transsoolisi. Euroopa Liit teeb meie lastest transsoolisi. Kelle lastest? Kas Martini lastest? Mis lastest ta räägib? Ta ütleb meie lastest. Kuidas teeb Euroopa Liit kellegi lastest transsoolised? Ja ma täitsa siiralt küsin, kuidas see loogiline on? Kuidas see käima peaks? Ja kui teie seas on keegi või te teate kedagi, kes on lapsevanem ja kes on täiesti siiralt veendunud, et Euroopa Liit muutis tema lapse transsooliseks, palun kirjutage mulle ja selgitage mulle. Ma olen avatud uutele mõtetele, alternatiivsetele vaadetele, aga ma otsin ratsionaalset loogilist argumenti. Kui sul on see mulle esitada, palun tee seda. Oleksin väga tänulik. Seniks aga ma ütleksin, et Martin peksab segast. Euroopa Liit ei saa kellegi last transsooliseks muuta. Ei saa ka kedagi homoseksuaalseks muuta. Välja arvatud, kui inimene tunneb, et tema sees on juba see miski, mida ta nii kardab, siis ta võib-olla tõesti arvab, et on võimalik mõjutada inimese seksuaalsust kuidagi mingisuguse propagandaga, et äkki kui näed õnnelikku homopaari, siis tahad veel ise ka. Ja kui keegi sellist hirmu tunneb, siis see saab ainult tuleneda sellest, et ta tunneb sees, et see võiks potentsiaalselt olla tema. See ei ole midagi halba tegelikult, see ei ole midagi hirmsat, ei ole vaja karta, aga kui sa seda tunned, siis reaalsus on see, et see on juba su sees. Need meist, kes on enda seksuaalsuses kindlad ja veendunud, ei tunne seda hirmusest nagu mitte miski. Mitte keegi väljaspoolt ei saa mõjutada mu seksuaalsus, see on, mis see on. Aga see selleks. Vale number 4 oli siis väide, et Istanbuli konventsioon sunnib riiki rahastama transsoolisi MTÜ-sid, mis iganes on transsoolised MTÜ-d, ei sunni. Ta kordab diskrimineerimiskeeldu, mis juba niikuinii tuleneb Euroopa inimõiguste konventsioonist ja ka meie põhiseadusest. Et kui me just nagu põhiseadust muuta ei taha ja Euroopa inimõiguste konventsioonist välja astuda ei taha, siis
Sitt lugu, diskrimineerida ei saa ja diskrimineerimine ei ole igasugune erinevalt kohtlemine. Ja nüüd veel üks selline natuke üldisem vale või võib-olla see ei ole vale. Nüüd on küsimus semantikast, et mida tähendavad need sõnad, mida Martin kasutab. Tegelikult aga on see äärmusvasakpoolsest ideoloogiast kantud äärmiselt ühiskonda lõhkuv ja kahjulik dokument. Ta ütleb, et Istanbuli konventsioon on äärmusvasakpoolsest ideoloogiast kantud. Ja nüüd küsimus sellest, et kas ta siin valetab või mitte, sõltub määratlusest, mida anda fraasile või sõnale, kas see on kõik kokku äärmusvasakpoolsus, see on vist üks sõna, sõnale äärmusvasakpoolsus. Mis asi on äärmusvasakpoolsus? Ma eeldaks, et see on nagu kommunism, marksism, midagi sellist. See oleks nagu äärmusvasakpoolsus. Aga mis siin konventsioonis on äärmusvasakpoolset? Kas see, et naine ei ole sündinud siia ilma täitma mingeid ülesandeid, mida teised inimesed arvavad, et ta peaks täitma? Kas see on äärmusvasakpoolsus? Mina tean väga paljusid üliägedaid, tublisid Eesti naisi, kes on omandanud hariduse, teinud mingit karjääri, osad neist on jätkanud karjääri tegemist, teised on jäänud koduseks, nad on kõik emad, nad on kõik ägedad, nad on kõik targad, nad on kõik, sõltumata sellest, kas praegu keegi neist ise leiba lauale toob või mitte, nad on suutelised seda tegema. Nad ei sõltu majanduslikult täielikult oma teisest poolest, sest nad teavad, et see oleks ohtlik. Kas see on vasak äärmus? Ma ei tea, mis nende arvates on vasak äärmuslus. Olen lugenud Helme sõnavõttu transkriptsiooni mingilt ürituselt, ma ei mäleta detailselt, mis see oli. Ei oota, ma otsin selle üles. Ma lugesin Martini kõne 2025 aasta EKRE kongressil, kus Martin väitis, et feminism on kõige õelamalt naistevainulik ideoloogia transideoloogia kõrval, kuna ta doktrineerib noori naisi uskuma, et neil ei ole vaja eluaegset meeskaaslast ja neil ei ole vaja emadust. Nojah, kui tõsimeeli arvata, et naistevainulik ja õel on naisele öelda, et sa oled väärtuslik inimene ja su elul on mõte sõltumata sellest, kas sul on kaaslane või kas sa oled lapse sünnitanud. Sa oled väärtuslik selle inimesena, kes sa oled, sellest kõigest sõltumata. Kui see on õel ja kui see on naistevainulik, siis me elame eri reaalsustes. Aga võttes nüüd selle teema kokku, siis korrates jutu alguspunkti. EKRE eesotsas Martin Helmega valetab Eesti inimestele Istanbuli konventsiooni kohta. See ei sisalda neid asju, mida Martin väidab, et ta sisaldab ja mõnes mõttes on meil siin Martini jutu järgi tegemist sellise Schrödingeri konventsiooniga, mis ühtaegu ei tee mitte kottigi naistevastase vägivalla osas, aga on ühtaegu maagiliselt kõikvõimas kohustades väidetavalt riiki rahastama transsoolisi MTÜ-sid ja õpetama koolides 20 ja 40 sugu ja meeletult kohustab mingites transsoolistest teemades väidetavalt, mis on puhta vale, aga samal ajal on täiesti kasutu naistevastase vägivalla osas. Reaalsus on täiesti risti vastupidine. Ja muideks on küll ka praktilist kasu rahvusvahelise konventsiooniga liitumisest inimestele, sest inimesed saavad minna riigi vastu, kui riik ei täida oma kohustusi, mis tulenevad sellest konventsioonist. Kuigi me saaksime neid kohustusi sarnasel kujul tõenäoliselt tuletada ka põhiseadusest, siis see oleks vaidluse küsimus, sellepärast et põhiseadus on ju väga üldsõnaline. Kui meil on aga konkreetsed kohustused konventsioonis, mis näiteks ütlevad, et naistevastane tahtlik vägivald tuleb kriminaliseerida, siis seda tuleb teha ja sellest ei tohi teha mööndusi ja tahaks öelda ka, et ei tohi lubada tekkida olukorral, kus küll seadus ütleb ühte, et näiteks naise pussitamine on karistatav kuni 5 aastaga, aga praktikas tegelikult kõik saavad alla aasta tingimisi. Ka see rakenduspraktika, ka see praktika on minu hinnangul selle konventsiooniga vastuolus ja see konventsioon annab võimaluse minna ka riigi vastu. Sellest räägin lähemalt juurasõpradele video teises pooles, mis saab seekord olema lühike, aga siiski, kes tahab seda kuulata, siis tere tulemast liituma selle kanaliga kas siin YouTube'is juurasõprade tasandil või tule kiika veebilehele blurbay.com/tavakodanik, kus saab kogu sisu alati täiesti reklaamivabalt kätte hinnaga 5 € pluss käibekas kuus ja käibekas laekub vähemalt Eesti riigile, mitte Iirimaal. Või kui sind huvitab ainult see teema, siis sa võid selle video sealt ka üksikostuna soetada, aga sel juhul see on üks pikk video, ei ole eraldi 2 osa, aga pean ütlema, et seekord see video teine pool saab olema lühike, nii et tõenäoliselt ei ole väärt eraldi ostu, aga ise teate. Kõigile neile, kellega me video teises pooles ei kohtu, siis suur aitäh vaatamast, kuulamast ja järgmise korrani!